et maal oma olemuselt on ikkagi pinnapealne meedium, aga ta kõige põnevamad osad tulevad, kui sinna kulutada natuke rohkem aega kui lihtsalt see esmane pilk selle esimese kihi peale, kus silm peatub, aga kui seal natuke vaeva näha ja seda vaeva hakata endale lahti mõtestama läbi küsimuste ja vastuste, siis ma arvan, avaneb see kõige põnevam maali omapära. Sest on ju teada ikkagi, et maal on nii pika traditsiooniga meedium, et ta on kindlasti ikkagi igavikuline selline protsess ja väljendusvorm, mis kandub edasi tulevikku, aga ta võtab endaga kaasa selliseid tsitaate ja mõtteid minevikust. Ja oma maalidel ka ma ikkagi proovin inimestele anda mingid otsad, et mu teatrikunstniku taust tahes-tahtmatult kannab töödesse sellist teatraalset olekut. Nii nagu teatris ei ole mõtet näidata lihtsalt elu, vaid seal on mingi liialdus ja mõõtmed, mis on elust välja toodud. Sama selle tasapindalise maaliga, et seal need kihid on kohati ikkagi halastamatud, et need esimese kihid, krundist rääkimata, seda ei näe, aga sealt edasi lihtsalt see, kui pilt on juba ilus, see ei ole absoluutselt see veel, et ma oleksin rahul ja ütleksin, et las ta jääb paika. Ta saab sageli ikkagi veel mitu kihti peale, maalitud järjest, kuivab uus kiht, kuni ta kõnetab mind selle seisundiga, kuhu ma tahan selle vaataja viia, et mul ei ole soovi mõne teosega lihtsalt teha ümberjutustust loodusest või ümberjutustust ilust. Teos Jäälõhkuja on siis sellise minimalismi kokkuvõte ja ka mõnes mõttes kontseptualismi. Aga kontseptualismi jaoks on minu jaoks üks kriteerium see, et see ei saa olla muutuv teostuses, et kui see ei õnnestu, et siis kannad selle ebaõnne või selle ebaõnnestumise kontseptsiooni muutumise peale. Ja see ongi see üks printsiip, mis ma ütlen, et minimalism kannab igal juhul endas samamoodi meisterlikku sooritust. Et kui sul on vähem, siis see vähem peab olema igal juhul perfektne ja sellisel juhul tuleb see mõte välja, et kui seda teost vaadata lähemalt ja vingselt, siis on näha, et see valgus siia keskele maalitud, mitte ei ole tehniline trikk prožektorite või valgusega. Siis see töö, mille nimi on Paistab, mulle endale juba 2 meetri kauguselt tundub, et siit paistab rohkem, kui siin tööl on. Et mulle tundub, et ma tahan siia taha piiluda, et see päris tegevus on selle töö kuskil servade taga. See on selline töö mõtteline pool, aga tehniliselt on ta siis suhteliselt monokroomne. Ma ütlesin, et siin on mõned kohad, mis ma olen jätnud meelega, ma olen pühkinud värvi ära ja siin jätnud mõned värvitilgad, nii et nad mehaanilist poolt tööl tasakaalustaksid. Selle teose sosist edasi formaat on valitud sellise tänapäeva hea televiisori HD versiooni järgi, kus pilt on terav ja klaar, aga maalil on ikkagi mingisugune veel suurem teravus ja kõnekus kui mingil tippekraanil. Ja sellest tuleb ka minu üks selline mõte, et fotol ei ole väga palju vahet, kas fotot vaatad sileda klantspinnana või vaatad ekraanilt. Fotol ei ole tekstuuri, aga maalil on alati üks mõõde on see tekstuur